Tere tulemast kohvipausile. Taaskord on esmaspäev kätte jõudnud ning siin Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki grupis on kohvipausi aeg. Ja mul on täna väga hea meel selle üle, et ma ei ole siin üksi, vaid minul on külas Kristel Treier, kes räägib tegelikult nii olulisel teemal. Ma ei tea, kuidagi mind ka täna kõnetas seesama, et kuidas siis ikkagi käia sellel enda hingeteel ehk siis see, mis sul südamest tuleb, sa nii hästi tahad seda teha, sa tahad nii palju aidata inimesi ja siis tihti mulle endale tundub vähemalt, et me unustame selle tulu poole ka sealt ära, et sest see on ju nii südamest tulev asi ja sa ei panegi tähele ja veel vähem võib-olla me kuidagi jätame ka iseennast sinna tahaplaanile, sest me tahame nii palju ära anda endast, sest meil on see tunne ja see on nii hea teema. Kristel, aitäh, et sa tulid meile siia kohvipausile oma mõtteid jagama sellel teemal. Tere Õnnela, aitäh, et sa kutsusid ja tere kõigile, kes siin seda mis iganes ajal vaatavad. Ja kõik, kes te täna otse siin kuulate ja vaatate, siis kindlasti elage kaasa ja pärast, kui järele vaatate, koha peal praegu ei ole, siis jätke ka kommentaar, et kuidas te ennast tunnete kõige selle mõtteesitluse eest, mis siin praegu nüüd toimuma hakkab. Kristel, sa võid täitsa oma teemaga kohe alustada. Nii tore, aitäh sulle tõesti Õnnele, et sa selle nii armsalt sisse juhatasid. Ma tegelikult tahaksin kõigi käest, kes seda kuulavad nüüd, mis iganes ajal siin, kõigepealt küsida 3 küsimust. Sellepärast, et nendest 3 küsimusest sõltub, kas sul on üldse mõtet edasi kuulata ja võib-olla pole see üldse sinu teema ja see on täitsa okei, sa võid midagi muud ägedamat teha. Kõigepealt mõtle korraks iseenda jaoks, üldse ei pea teistele ütlema, et kas sina täna teed seda, mida tehes päriselt su hing laulab? Kas sa teed seda asja, mis on sinu justkui nagu suurim eneseteostus? Kas sa teed seda oma asja päriselt? Kas see on täna sinu põhitegevus? See on üks küsimus. Teine küsimus on see, et kas see tegevus, mida sa teed, toob sulle ka nii palju tulu, et sa tunned, et kõik, mis sa sellesse panustad, on väärtustatud? Kas sa saad ka väärtustatud tulu selle eest täna? Ja 3. küsimus, hästi lihtne. Kuidas sa tunned ennast õhtul ja hommikul? Kas sa oled täiega energiast laetud igal õhtul ja sul jätkub energiat veel oma pere, sõprade, koduloomade ja aia jaoks ja hommikul ärgates samuti või oled sa hoopis väsinud? Võt need 3 küsimust on minu arust sellised küsimused, et kui sa nendele vastasid, et jaa, mul on täiega seda kõike, siis sa oled nii ägedas kohas, et me võime sinuga kohvikusse minna ja jagada seda ägedust, mida me teeme. Aga kui sa mõnele vastasid niimoodi, et no ma ei tea või need panid sind natuke kauemaks mõtlema, siis ma kutsun sind üles edasi vaatama. Et mis sa arvad Õnnele, kas sind panid need mõtlema? No, ikka panid mõtlema, ma ausalt ütlen kohe seda, et ma ei saa kindlasti kõigele jaa vastata. Et just seesama iseenda, et siis veel iseenda aega, et sa nagu tunned, et vähemalt mina tunnen, et ma panustan ja siis vahel on küll selliseid tundeid, et aga kas ma päriselt tahan seda, et mida ma päriselt tahan, et vahel ikka on siukse keerulisemaid hetki, aga siis, kui on siuksed toredad päevad, siis mõtled, et tegelikult on jumala äge asi, mida ma teen. Aga jaa, see nagu see teine küsimus oli see raha pool ja siis see, et kas ma hommikul ärkan, siis no on ju nii ja naa, eks ju. Et tihti mulle tundub küll, et me justkui ikkagi ei väärtusta nagu ennast piisavalt igas mõttes. Ma olen sinuga väga nõus, et tihti see kipub nii olema ja see on teekond. Ja see on täiesti okei, kui sa nagu tunned ükskõik kuidas, et see ei ole midagi, mis peaks kuidagi nagu halvasti tundma, kui sul on nii või teisiti. Sellepärast, et meie ühiskonnas on nagu mõned sellised nagu asjad pööratud pea peale.
mis lihtsalt soodustavad seda, et me ei tunne seda kõike tehes ennast nagu täiega nagu hästi kogu aeg. Ja on hästi põnev, et me oleme harjunud tegutsema siis sellise justkui nagu ühe mudeli järgi, et me seame omale eesmärgid, viime nad läbi ja siis jõuame kuhugile välja. Kui on raske, siis on raske, olgu, aga punnime sealt läbi. Me teeme asjad ära, sest me oleme lubanud, isegi kui näeme, et põleme seda tehes läbi. Me teeme ära, isegi kui me tunneme, et me ei saa selle eest tasu õiglast, et hea küll, sai ju lubatud ja nii edasi. Ja need on väga-väga põnevad kohad, sellepärast, et kuidas siis teisiti, on ju. Ja ma olen ise praegu väga põnevas kohas, sest ma olen selles samas nagu mudelis ja miks mulle meeldib just praegu seda jagada, sest ma olen 3. aastat korraldamas naiste heaolu festivali. Ma olen selle looja ja peakorraldaja koos 3 imelise naisega olnud ja nädal tagasi me võtsime vastu otsuse jätta see festival ära. Ja miks? Jaa, me tundsime, et selle nagu piletiostjate arvuga ei suuda me luua sellist festivali, nagu naised vääriksid. Ja me tundsime, et meil on valik. Kas me punnime selle igal juhul läbi, laename kuskilt raha või hoiame kokku helitehnika pealt või teate küll, teeme igal juhul ära, sest me lubasime. Aga pärast? Mis on pärast? Ja kas me seda tehes tunneme, et me täielikult nagu elame seda oma nagu kõige-kõige paremat loomingut? Ja kas me tunneme ennast ise pärast väärtustatutena? Ei tunne. Me oleksime läbi põlenud olnud. Täiega. Ja vahel on sellised rasked otsused. Need, mis tegelikult aitavad sul hoopis nagu ennast väärtustada ja minna edasi uute loomistega, mis ei pea olema rasked. Aga mis ma enne hakkasin ütlema on see, et me oleme harjunud justkui selles meeste keskses tulemusele orienteeritud maailmas hakkama saama. Aga on teine tee ka, mida ma olen elus nii palju avastanud ja viimased 10+ aastat naistele rääkinud, on see justkui naiseliku loomise tee. Ja see ei pea piirduma köögis ega aias olemisega, vaid seda saab rakendada igas äriprojektis tegelikult. Ja igas sellises nagu aktiivses tegutsemises. Et seal on lihtsalt mõned nüansid ja mõned nipid. Ma ei tea, kas siinsed kuulajad on läinud seda naiseliku loomise teed pidi oma töös, tegevuses või pigem seda mehelikku nagu tegutsemist ja raskuses ära tegemise, vastutuse võtmise nagu teed pidi. Ma räägin nüüd enda vaatevinklist ja enda koha pealt. Mulle tundub küll, et seda ma pean tegema ja seda mehelikku sihukest läbisurumist on hästi palju ikkagi. Et kuigi ma tahaksin mõelda, et ma tahan teha neid asju, aga ikka tuleb see peab sisse. Aga ma just mõtlen ka seda, et sa ütlesid, vaata väga hästi, te võtsite selle otsuse vastu, et te jätate selle ära. Ehk teinekord tegelikult see ebamugava otsuse ära tegemine annab nii palju energiat tegelikult juurde uute asjade jaoks. Et lihtsalt ära julgeda teha seda, et sa ei lähe selle pea pealt. See oli nagu nii hea, et sa selle näite siia tõid. Ja seal taga on üks asi, mida me vahel ära unustame. See on enda väärtustamine. On ju? Et tegelikult me ikkagi väga palju oleme eriti naistena harjunud teiste heaks. Nagu see people pleasure, eks ole, inglise keeles on nii hea väljend. Ja kui seal taga kaob ära see enda päriselt väärtustamine, siis see lõpeb varem või hiljem sinu läbipõlemisega. Aga siis juhtub ju see, mida me kõik teame, et sinust pole mitte kellelgi kasu enam. Ja ma olen seda läbipõlemist mitu korda elus teinud ja ükskord oli päris raskelt, kui ma aasta aega olin sügavas depressioonis ja peale ühe eduka nagu äri käivitamist ja käimas hoidmist ma kukkusin sellesse auku, sest ma olin ennast nii läbi põletanud ja enda väärtustamise ära unustanud. Et on hästi selline, ütleme nii, raske tee on läbi enda kogemuste õppimise, aga kahjuks need on kõige õpetlikumad. Ja kui ma mõtlen seda naiseliku loomise teed, siis seal on mõned sellised põhimõtted. Ma tooksin välja võib-olla nagu 1 või 2.
esimene, mida me oleme unustanud ja mis meie kultuuriruumis justkui maha vaikitakse, on see, et kõik asjad saavad teoks ennekõike nähtamatus energiamaailmas. Ja alles pärast hakkavad nad kuju võtma füüsiliselt. Aga me oleme harjunud, et kõigepealt ehitame füüsiliselt mingi värgi valmis ja siis tahame, et see tunne tuleks järele või justkui see kõik nagu siis hakkaks nagu tööle. Et kõigepealt tuleb, kui luua kõigepealt see, mida me tahame tegelikkuses teoks teha, kui kõigepealt luua see nähtamatus maailmas, siis on teekond palju kergem. Sest füüsilises maailmas tekivad need asjad, võimalused, abi justkui iseeneslikult. Aga seal peab usaldama. Ja see usaldamise koht on minu meelest kõige keerulisem. Ja võib ka nii öelda. Seda enda kogemusest. Ja küsimus on selles, et kas sa nagu usaldad ja peatud ennem hetkeks, eks ole? Või sa nagu jooksed edasi, sest jooksu pealt sul pole aegagi usaldada. Aga seda ma olen küll tähele pannud, et kui ma olen teinud nagu mingisuguse otsuse ära, siis ilmselt mul on ka olnud siis varasemalt seesamas selles, mitte siin füüsilises maailmas, aga kuskil mul on juba mingisugune asi olemas. Ja kui ma teen selle otsuse ära, siis nagu sa ütlesid, siis tegelikult hakkavad tulema, kuidagi plokid hakkavad kokku jooksma. Absoluutselt. Füüsilises maailmas ka. Ja see ongi nagu, seal on palju nagu asju, mida seal nähtamatus maailmas, kuidas võid teha, eks ole, aga see otsuse koht on üks hästi oluline ja sellest siis edasi, eks ole, hakkab juba teistmoodi minema. Aga väga tihti me tegutseme nii, et otsust polegi. Natuke nagu tahaks ja peaks ja siis teeme ja kuidagi ei tea, kas läheb või ei lähe või nagu ja tulu ka ei tule. Et need huvitavad kohad ja siis on veel üks huvitav koht, et näiteks mulle meeldib rääkida teaduse tasanditest. Et 4 põhilist teaduse tasandit on ja üks on see ohvri tasand, millest ma praegu siin üldse ei räägi, sest need kuulajad pole üldse selle tasandi omad. Aga seal ohvri tasandil on see, kus kõik maailm teeb sulle liiga ja elu juhtub sinuga. Aga siis järgmine tasand, kus ma usun paljud siin kuulajad on ka, on tegutsemise tasand. Ja ma nimetan seda kangelannade tasandiks. Sellepärast, et me oleme justkui need kangelannad, kes siis nagu see mõõk peos kõik raiuvad ennast läbi tegevuste. Ja mingi aeg see töötab. Päriselt, teeme oma asjad ära ja töötab. Aga kui me liiga kauaks sinna jääme, siis on see koht, kus me nagu saame liiga suure koorma selga ja vajume ja tavaliselt kukume sealt sinna ohvri tasandile siis läbi põledes. On ju? Aga kolmas tasand on see, mida sa mainisid, see on usalduse tasand. See on ilus koht. See on see, kus sa tegutsedes saad aru, et ma pean nüüd usaldama, et tulemus tuleb. Ja siis hakkavad uksed ise sinu ees avanema, nii et sa ei peagi tegelikult nagu neid avama. Ise lähevad lahti. Tead neid uksi, mis ise lahti lähevad. Ja nii-öelda võimalused tulevad su teele, mis nagu sa muidu ei märkakski. Et see on see usalduse tasand. Aga seal on ka see trikk, et seal ei saa laisaks minna. Sealt ka saab edasi liikuda. Ja edasi saab liikuda siis sinna puhta loomise tasandile, kus sa lood oma välja, sa lood oma sellise püsiva teadvuse tasandi ja oled siis pidevas sellises loomise voos. Sa märkad, sa oled, sa lased tegevustel enda ümber saada teoks. Ja sa teed ise ka seda, mis sulle meeldib, aga täpselt nii palju, kui on vaja selle teoks tegemiseks, mitte selle nagu julma jõu pealt pressides. Et see on nagu see viimane tasand. Ja väga tihti on nii, et kõik ütlevad, et see jutt on väga õige, mis sa räägid, aga et mis siis nüüd elus saab, on ju? Täpselt. Et räägime seda teoreetilist vaimse maailma juttu, aga ja selle aga juures on see, on mõned nagu trikid ja nipid ka, kuidas seda päris elus saab paremini rakendada. Esiteks muidugi sa pead naisena võtma nagu vahepeal need pausid. Sa pead jälgima tsüklilisust, oma keha tsüklilisust, oma tegevusplaanis näiteks. Kui paljud jälgivad? Ma ei tea. Ei jälgi. Õnnele, see on üks põhiline väsimuse allikas naistel, et sa oma tööplaanis ei arvesta oma kehatsüklitega. No vot, ma räägin, mul on see, et ma olen praegu seal tegutseja see, et lähme ainult, on ju.
ja ja. siis on see koht, et seda sa pead, kui sa tahad midagi päriselt teoks teha ennem vaimsel tasandil, siis sa peaksid looma vaimsel tasandil selle uue koha, kus sa tahad olla. Võtma endale justkui uue positsiooni. Vaata, kui sa täna oled see tegutsed, aga kuhu sa siis jõuda tahad? Näiteks sa tahad olla, ma ei tea, maailma suurima virtuaalassistentide ülemaailmse kooli nagu omanik. Noh, miks mitte, on ju. Siis sa pead looma endale selle positsiooni kõigepealt ja võtma selle teadvuse tasandil omaks ja võtma selle omaks ka füüsiliselt ehk siis kehastama seda. Ja siis jääb see püsima, kui sa õpid seda kehastama läbi oma keha. Igas nagu sellises, noh, kaasa arvatud, kuidas oleks näiteks su kehahoiak, siis kui sul oleks ülemaailmne maailmas suurim assistentide kool. Kas sa istud küürus siis veel? Kuidas sa räägiksid iseendast? Vaata, ise, see on nagu nii hea asi, ise see on nii hea asi, mida sa räägid, et noh, selles mõttes, et see vastuvõtmine, noh, see ei tule üldse kergelt. Üldse ei tule kergelt. Aga selle peab tegema ennem. Sest pärast me ei suuda ka seda vastu võtta, ükskõik kui kandikul tuuakse muidu. Ja. Et selle tulemuse, minul on hea näide elus see, et ma tegin kunagi mul on nagu hästi pikk ärikarjäär, selline ettevõtja karjäär ja siis ma hakkasin tegelema enesearengu koolitustega naistele ja ma tegin naiste õhtuid 3 linnas iga kuu, kus oli 15 eurot oli tasu ja see on kindel läbipõlemise nagu selline nagu moodus. Liiga väike tasu, liiga palju tööd, eks ole. Ja mul oli selja taga väga-väga palju kursusi, koolitusi, ma oskasin väga palju. See, mida ma jagasin, oli väga-väga palju ja ma küsisin selle eest ainult 15 eurot. Ja ma ise ei julgenud küsida rohkem. Ja ma mäletan, kui ma panin üles ühe mingi nädalavahetuse naistele, kus ma küsisin 3-kohalise numbri, mis sisaldas siis mingi 100 millegiga, mis sisaldas nagu kõike toitu, praktikaid, kõike ööbimisi imelises kohas. Muidugi ma maksin pärast peale sellele sündmusele, aga minu jaoks oli see 100+ eurot välja kirjutada, oli nii raske, sellepärast, et ma ise polnud seda vastu võtnud. Endas, et ma olen seda väärt, vaata, on ju. Et täna, kui ma kutsun naisi näiteks paliretriitidele või Saharasse või Kreekasse, kus ma siin olen neid ülemaailmseid retriite teinud ja et siis sellele on eelnenud väga pikk protsess, et ma olen endas selle koha vastu võtnud. Et ma olen see täna, et ma tõesti olen vastu võtnud, kes ma olen, mida ma tean, mida ma suudan jagada, milliseid muutusi ma inimestes suudan tegelikult teha. Muidugi mul on lihtne, sest mul on 10+ aastat seda selja taga ja ma olen näinud nii palju muutusi, mis naistega on toimunud. Aga see tulebki nagu samm-sammult lihtsalt võtta omaks iseennast, oma tegelikke võimeid ja oskusi. Ja ma ütlen, et enamik naisi on endast nagu liiga vähe omaks võtnud, oma tegelikust potentsiaalist. Ja ma mõtlen ka seda, et okei, et täna oletame, et võtan omaks kõik selle, kus ma tahan olla ja kõik, aga mingil hetkel tuleb see koht võib-olla, et kui sa tunned, et midagi ikka ei juhtu, ma muudkui teen ja siis tuleb nagu jälle see tagasilanguse koht, et meil on ikka ju käib niimoodi ülevalt alla, et kuidas siis nagu ikkagi jääda ikkagi sinna, et see on nagu ajutine, et see läheb mööda, et sa saad ikkagi edasi liikuda, et sa ei langeks tagasi sinna vanasse mustrisse. No tead, vahel on tagasi langeda ka okei. Et siis tulebki tagasi astuda ja vaadata, et mis siis nüüd toimus tegelikult. Aga teine asi on see, et sa ei pea üles-alla käima. Aga iga kord, kui sa oled üleval, vaata, mõnes kohas, kui sa tunned ennast maru hästi, nüüd on see projekt tehtud, maru äge tunne on, siis peatu korraks ja võta omaks, et see on minu loomulik seisund. See on minu uus loomulik seisund. Mitte, et ma korraks läksin sinna üles. Vaid, et see ongi. Või näiteks, kui inimesed tulevad ja kiidavad sind, et Õnnele, sa oled teinud nii ägedat tööd, et ma olen tänu sinule saanud nagu seda ja seda, siis võta omaks, et see on minu tegelik uus tasand. Ja niimoodi sa samm-sammult võtad omaks kogu aeg iseennast järjest rohkem. On üks väike nii. Me võime pikemalt muidugi rääkida tunde.
ja väga hea nipp, aga sa ütledki, et sa tegeled naistega, et aga kuidas sinuga siis saab koostööd teha? Sa rääkisid siin retriitidest ja. Ja ma olen viimased aastad põhiliselt teinudki retriite väljaspool Eestit. Sellel suvel ma olen teinud Eestis siis ühe retriidi, mis osutus nii populaarseks, et ma teen sügisesel pööripäeval järgmise pühitsusretriidi. Et kui keegi tahab infot, küsige, sest need kohad tihtipeale täituvad enne, kui ma need üldse kuskile üles jõuan panna. Ja mul on oma selline õpilaskond või järgijaskond, ma olen energiatöö meister, siis olnud reiki meister ja oma elava väe õpetusi õpetanud üle 10 aasta. Ja mul on sellised õpilaste grupid, kes käivad koos 6, 7, 8 aastat juba. Ja ma kindlasti teen nüüd ka sügisel ühed järgmised energiatöö nagu algkursused naistele. Aga kindlasti üks äge koht, kuhu ma kutsun naisi kõiki kokku ja siitne grupi naisi ka, on hästi lihtne. Ja sellest võib väga palju sulle olla abi, kuigi tundub, et see on nii lihtne. Ja see on mul traditsioon. Igal suvel kutsun ma naisi korra täiskuuga öösel rabasse. Ja sellel aastal siis augustikuu täiskuuga kutsun ma Riisarabasse naisi endaga koos. Mis seal toimub? Mingit nagu magicut erilist ei olegi, aga kõik naised tulevad tagasi ja ütlevad, et see oli nende elu suurim sündmus ja registreerivad järgmiseks suveks ära. Et mida me teeme? Me ennekõike teeme restardi energiatasandil. Ja raba on ideaalne koht, sellepärast et ta on nullenergiaga paik. Ja seal on väga lihtne ennast nagu maandada ära korraks ja teha see paus ja me justkui nagu tühjendame selle vana kõva ketta. Muidugi me toidame ka oma nahka rabalauka mineraalide rikka veega, sest teate, naistel see väljanägemine on ikkagi ka väga oluline asi. Ja me loome ühise energia, võib-olla laulame, võib-olla teeme mõne rituaali koos seal rabas. Kõnnime 4 kilomeetrit mööda laudteed, mis ei ole kellelegi üle jõu käiv. Ja ma kutsun siinse grupi naisi ka, et kui sa tunned, et sa esimesele 3 küsimusele ei vastanud kõigile ja, et siis luba endale midagi sellist täiesti teistsugust ja tule naistega öösel rabasse. Ja sa jagad meile seda linki, kuidas me saame sinna registreerida? Ei jaga. Ei jaga, vot. Ma võin teile jagada küll linki ka, aga lingist olulisem on sinu otsus. Ja me oleme harjunud igasuguste linkidega, aga mina kutsun sind üles, et kirjuta mulle ja ütle, et sa tahad tulla. Sellepärast, et muidu sa võtad selle lingi lahti ja loed ja tegelikult ma ju tahtsin, aga siis tuleb mingi muu kõne vahele ja ma ei saa anna sulle linki. Mul on lingid olemas küll. Aga, ja teine asi on see, et ma teen seda 2 päeval. 27. ja 28. augustil õhtul kell 8. Seda sellepärast, et 28. augusti grupp sai esimese nädalavahetusega täis regatud ja ma tahaks, et see grupp jääks 30 inimese piiridesse. Nii et 27 on veel vabad kohad ja paar naist mahub veel 28. ka. Nii et kui sa tahad, kirjuta mulle otse, kirjuta kumb päev, 27 või 28 ja selle võib õnnele kirjutada siia alla ja otse mulle sõnumisse ja ma panen sind kirja. Sest võib-olla 3 päeva pärast on juba ka see grupp täis, kui ma homses uudiskirjas uue kuupäeva välja ütlen. Et selline pakkumine. Väga äge. Ehk siis otsige Kristel Treier üles, kirjutage talle Messengeri ja niimoodi saate kõige kiiremini temale ligi. Ehk siis kuupäevad paneme korraks veel siia chati või sinna kommentaaride alla, ehk siis kes kuulab järele, siis saab ka kenasti vaadata või näeb kohe kuupäevi ja läheb ruttu otsib, kus sellest juttu oli, et saaks ära registreerida. Ja minu koduleht on muidugi hästi lihtne, on kristeltreier.ee on minu uus koduleht. Jagame seda ka siis kommentaaride alla. Aga aitäh, Kristel, et sa tulid rääkima, ma ei tea, kuidagi kohe nii õigel ajal mulle väga kõnetas, et ju siis mul oli täna see hetk või see periood, kus mul oli vaja kõike seda uuesti kuulata ja nii hästi, et minule vajus ikkagi viljakale pinnale kõik see, mida sa täna rääkisid ja ma loodan, et need, kes siit järgi kuulavad, siis jagage oma mõtteid ka kindlasti kommentaaris, et seda on päris huvitav jälgida ja ka teistele inspiratsiooniks.
ja ma tahaks võib-olla lõpuks öelda ühe nagu mõtte veel, et kui me oleme selles mehelikus maailmas ja kui me hakkame nagu võitlema meestega või võistlema samade nagu reeglite järgi, siis me ei võida kunagi, sest neil on lihasmass lihtsalt suurem. Aga mida me saame teha, me saame kasutada oma unikaalsust ja mis on naiste unikaalsus ja mida meestel ei ole, on meie tunnetus ja meie just nimelt see loomisenergia ja vägi ja meil naistena on võime kogu aeg täita ennast energia ja elujõuga. Ja siis saame me seda jagada meestele ka ja oma tööpartneritele ja projektidele ja millele iganes. Aga seda peab lihtsalt meeles pidama, et see on meie unikaalsus ja siis me võidame nii-öelda ilma võistlemata. Ja ei olegi ei võitjaid ega kaotajaid, vaid me lihtsalt saame neile algul öeldud 3 küsimusele vastata. Yes! Jah, et ärme unusta, et me olemegi unikaalsed ja tõesti selle hea energia pealt luua on oluliselt lihtsam ja hakkame ükskord ennast vastu võtma, et ärme hoia ennast ikkagi allpool seda, mis me tegelikult väärt oleme. Aitäh sulle, Kristel, veel kord. Mõnusat esmaspäeva jätku teile ja näeme järgmisel kohvipausil. Tšau!